Tervist, mina olen Illar Kohviinavalt ja täna ma tahaks rääkida natukene Anne Veskiga seonduvast. Nimelt, Anne Veski, suur diiva, tähistab oma 40. lava juubelit suure soolokontserdiga Saku Suurhallis 22. detsembril. Seda ma ei oska või seda ei teagi praegust, et kes need külalised on, kes tal seal esinevad kõik ühesõnaga, aga näiteks kui järjekordselt Koit Toome on, et asi on selles, et minul Koit Toome laulud absoluutselt ei meeldi, et minul on ta hääl nagu nii-öelda välja kannatamatu suisa, et mina eelistaksin seda, et mõnede teistega nagu laulaks, näiteks Karl Madisega on ta kunagi laulnud, aga Karl Madisega ta võiks ju veelgi kas kui duetti laulda sõnaga. Ja nüüd ma räägiks sellestki, et ma siin jagasin YouTube'is ühte kunagist Tre Raadio videot, tähendab soovisaatest ühesõnaga, ja siis Õhtuleht tegi sellest ka nagu loo, et väljakutse Artjom Savitskile, et Artjom Savitski Anne Veskile, et tule murrame mugavustsoonist välja. Ühesõnaga, et see on jälle tänases Õhtulehe veebis nagu see lugu üleval, nii et soovitan kõigil vaadata, ühesõnaga, et see ongi selle minu video põhjal tehtud. Ja siis kuulaksin, tähendab siis seda, mis selles, mida ma siis jälle soovisaatest Tre Raadios kunagi jälle salvestasin. Otsime selle kohe välja. Hillar Kohv Tori vallast Viinahaualt. Tema tervitab mind, nagu iga päev, tervitused vastu. Ja tervitab Artjom Savitskit, tervitused vastu, kes on Hillar Kohvile vahvaid intervjuusid andnud. Ja on ikka, paar tükki olen ikka kirjutanud talle. Ja Hillar küsis siis, kas Artjom pole soovinud laulda duetti Anne Veskiga? No, ma arvan, et kui Anne Veski tuleks minu juurde ja ütleks, et sinu juurde tagasi. Ma arvan, et see oleks tegelikult väga suur au, sest ega meil nagu Eestis nagu, ütleme ausalt, ega meil tegelikult väga palju staare ei ole, kes on kuulsad ka väljaspool Eestit. No selles mõttes, et Eestis minu meelest, ma ei tea, kas sa nõustud, aga tegelikult ei olegi ju staare. Ei, see on teine teema ja, et meil on, minu jaoks on meil ikkagi kuulsuse teine. Nii, ühesõnaga, et selline siis oli see minu see YouTube'i video, milles siis jälle, ma saatsin tol korral kirja sinna Tre Raadio soovisaatesse, ühesõnaga, kuna ma teadsin, et on saates külas Artjom Savitski ja siis spetsiaalselt ma saatsin nagu sellised tervitusega sellised küsimused, ühesõnaga, et siis nad said sellist nagu juttu rääkida. Ja ma ütlen nagu veel kord seda, et Anne Veski võiks ikka oma dueti partneriteks ikka valida, ütleme teisi ka, et mitte ainult, ütleme, Koit Toome kogu aeg ja ütleme näiteks 60. juubelituur, mis oli, et Anne Veskil, et minul see jälle selle pärast nagu eriti see ei istudki see kontsert, et see Koit Toomesel oli ja ega see Jüri Pootsman ei ole ka suurema minu silmis vähemalt, et üks ta noor artistikene on, aga jah, minu lemmikud hulka nad ei kuulu mõlemad, ei Koit Toome ega see Pootsman aga et ma olen teinud Anne Veskile sel ajal, kui me ka suhtlesime ja jälle olen teinud talle korduvalt nagu ettepanekuid, et pakkud välja, et kellega võiks ta duetti laulda ja siis mingi aeg ta mul isegi vastas, niimoodi oli nagu pahane, et tema saab ise jälle omadega hakkama, et ta ise valib, kellega ta duetti laulab, et teistel pole mõtet nagu sõnaga talle pakkuda neid, et ei meeldinud see asi talle üldiselt, aga mina soovitan küll, et kui ta nüüd jälle see 40. lava aasta on, et näiteks võtku siis Artjom Savitski omale sinna punti ja Karl Madis ja kas või ütleme see Marko Margna ja mis diskod teevad sõnaga, et sellised ja siis näiteks Tauri Anni või Toomas Anni või ütleme needki sõnaga, et võtku selliseid ka omal punti sõnaga, et ma arvan, et Anne Veskile see minu ettepanek muidugi meeldib praegu kõik, aga et mina leian küll, et ta võiks ikka
kas nagu nii, et natukene nende esinejate plaati vahetada, et mitte kogu aeg ühed ja samad, vaid ikka valida teisi ka nagu sinna, et jah, Anne Veski, see on sulle mõtlemiseks, et kui sa oma juubelikontserti teed, et see juubelikontsert oleks sul nagu sisukam ühesõnaga ja siis noh, et oleks ka palju parem. Et nii ütlen mina, Illar Kohvina.